tuli taga. Nüüd oleme meie seiklevad suitsupääsukesed. Praegu sõidame linnule lendamiseks sobival kõrgusel autoga. Olime just 4700 või 800 meetri kõrgusel. Ja sõidame Boliivia poole Peruust. Et siis meie suuremad väravad said tehtud. Käisime Machu Picchul. Matkasime. Kokku olime koos meeletud 2 nädalat. Ja niimoodi see reis õnnibki. Et väga tore oli seal. Tutvusime paljude teiste kaasmõtlejatega. Nii et praegu meil on siis suund Brasiilia suunas. Korra teeme väikse sammu Brasiilia pinnal. Vaatame, mis tunne on. Oodata võib väga palju vihmametsa. Sest et nüüd ma arvan, et järgmised 6 aega me põhimõtteliselt oleme vihmametsas. Ja me sõidame, teeme väikse sihukese ümbersõidu Brasiiliast, et sõita Boliiviasse, siis me tahame inspekteerida Boliivia seda Amazonase poolset osa. Sealt mõned teed lähevad. See on 2 põhilist linna, Rurrenabaque ja Trinidad, kus on siis võimalik nii-öelda vaesemehe džunglit näha. Või vaesemehe Amazoni, sellepärast, et kõige paremad kohad, kus Amazoni džunglis käia või vihmametsas käia, on Iquitos Peruus, mis on siis küllaltki palju põhja poole Cuscost, ja Manaus, mis on siis Brasiilias. Ta on siis põhimõtteliselt Amazonase jõe kaldale ehitatud 2 miljoni elanikuga linn, mis on 2 miljonit. Igatahes palju inimesi elab seal. Ühtlasi üks kõige kuritegelikumaid linnasid Brasiilias. Ja need 2 kohta on nagu põhikohad, aga me alguses tahtsimegi Manausisse minna, aga ta on meie kursilt ikkagi niivõrd palju väljas, et me peame mingeid valikuid tegema. Et me oleme nii palju moljutanud ka siin suvalistes kohtades, et vahel lihtsalt ei ole tuju nagu sõita ja võib-olla ei ole enesetunne nii hea ja nii edasi, et siis ei taha nagu, et see muutuks kohustuseks, et umbes peab sõitma jumala eest. Et nagu mõned Instagrami suunamudijaid kohanud, siis nagu kõrvalt vaatad, et päris hull, et see on nagu täiskohaga töö. Palju seal reismisest üldse naudib, ma ei tea. Et jah. Aga jah, väga lahe. Esimest korda me nagu pikemalt saime igasuguste tegelastega tuttavaks, et nii lahe oli kuulata nagu nende jutte, et kuidas mõni on jalgrattaga Indias sõitnud ja mida kõike, mõni on 7 aastat teel olnud, autos elanud ja ühesõnaga nagu ikka nii värvilisi inimesi on, et see on nagu väga, väga huvitav.
all, vaatab, Sipel käib praegu. Kadunud. Ongi juba Amazonase džunglis esimene eksimine, jah? Äkki pesen käsi juba või? Tegid vahet üle, kui pesen. Kui nii kostad märjad. Vaatame, kuidas meil piiriületus Brasiiliasse läheb. Et see saab loodetavasti mitte väga põnev olema. Ja veel nagu veitsa huvitavam asi on see, et noh, kui kaardilt vaadata, et siis me tuleme üleval paremal Kirdest siis siseneme Boliiviasse ja sealt nagu selle linnani, kuhu me sõita tahame, mis on Rurrena Paque. Et see on vist mingi 700 või 800 kilomeetrit kruusateed keset vihmametsasid ja noh, kaardi järgi põhimõtteliselt seal ei ole mitte ühtegi hotelli ega mitte midagi. Sisuliselt lihtsalt tee. Et see saab päris huvitav olema. Ma tegelikult väga ei taha uskuda, et see päris nii on, aga noh, samas kui kaarti vaadata, see on nagu ülejäänud Boliiviast täiesti eraldatud imelik nurk, kuhu keegi nagu minna ei taha. See on jah, nagu tegelikult üks Lõuna-Aafrika paar, keda me kohtasime Cuscos, nemad veits mõjutasid meid. Vaatasin, et kui ükskõik neil on kuidagi ja mitte midagi neile ei juhtunud ja kuidagi nagu sellised nagu, ma ei tea, üldse Lõuna-Aafriklased on sellised, ma ei tea, sellised nagu veits metslase moodi, et väga ei karda midagi ja harjunud nagu sellise frugaalse eluga. Et kuidagi väga huvitav, et inspireerivad mõtted igatahes. Mõtlesime, et okei, teeme ka midagi lolli või noh, midagi ootamatut. Läheme täiesti kuhugi suvalisse ossa ja vaatame, mis seal on. Et selles mõttes nagu veits nagu ootame ka. Et noh, mis on ikka. Nii et raporteerime siis peale piiriületust, vaatame, kuidas läks. Muidu oli tore, esmamulje on päris lahe. Selline mõnus metsik on siin ja käisime söömas ka, et seal oli mingi piirilinn ja siis kui me tulime Peruust välja, siis seal see piiriametnik, kes nii-öelda meid riigist välja kirjutas, rääkis esimese ametnikuna päris head inglise keelt. Et siis me saime nagu veits rohkem ka küsida talt. Ja siis põhimõtteliselt ta soovitas meil ühte toidukohta kohe Brasiilia piiri peale, et pidi olema mingisugune buffet, barbecue, mingi värk. Siis Brasiilia piiriametlikult küsin, et kuule, et sa ei tea, kus kohas see barbecue on, millest siin kõik räägivad. Aga muidugi tea. Näitas meile kohe kätte ja täitsa hea söök 15 € eest. Mis ei ole nagu väga odav, aga ikkagi 2 portsu sai ikka korraliku liha sisse aetud. Jah, tõsta palju tahad. Jah. Et ja siis üks asi veel, mida me märkasime, et ossa raisk. Et noh, kui sa nagu Peruu poole peal oled, siis noh, ma olen suhteliselt pikk. Ma olen 1,85 m pikk ja saan ikka enamus peruukaid on ikka siukesed, et noh, nagu lapse suuruses.
täitsa. Või noh, siuksed nagu Olani või midagi sellist. Aga kui Brasiiliasse tulles juba see piiriametnik, kes meiega tegeles, juba ta oli siuke karu, et ma ei tea, kas 2 miili ka talle vastu saaks. Püütamine, laadne mingi värk. Mikropepsi. Sellise värskendava joogisaatel me siis ja sellise taustasaatel me siis liigume vaikselt Oliiviasse linna juurde nagu Rurrena Pake, kus me siis plaanime vaese mehe vihmametsa minna. Ja nagu näha, siis see tee on päris huvitav. Seda on meil jäänud veel 800 kilomeetrit. Et paari päeva reis. Et eile me tulime siis Peruust üle Brasiiliasse. Aga meil läks kokku niivõrd palju aega, et me pidime lükkama Brasiiliast Boliiviasse piiriületuse tänasesse päeva. Aga jah, muidu tegelikult nagu mulje Brasiiliast oli küll väga lahe. Ma ei tea, see on kuidagi nagu selline nii veider protsess on olnud meil siin olemine, et siin omavahel rääkisime, et kui meil reis läbi on, et siin saaks päris pikka sellise nagu kokkuvõtte teha sellest, et mis eelarvamustega me tulime siia, kuidas me alguses tundsime ennast ja mis siis lõpus on, sest et ma ütleks küll, et praegu on tunne nagu iga riigiga ainult paremaks läinud, et inimesed on tõesti nagu nii sõbralikud ja südamlikud, et vahepeal nagu süda tahab katki minna. Et väga lahe, nii et tegelikult juba ootame väga, et saaks tagasi Brasiiliasse minna, mis juhtub nüüd mõne nädala pärast, kui me enda asja ajamised Oliivias oleme siis ära ajanud.